Armsad lapsed, pööran teie poole, kes teie nüüd lõpetanud olete oma koolis käimise aja kõikidele sunduslikuks saanud algkoolides. Teie astute suuremalt osalt tegevasse ellu. Osa teist läheb muidugi oma haridust veel teistesse koolidesse edasi jätkama, kuna suurem osa teist on sunnitud endale kindlat kutset valima, et ennast elule ette valmistada. Eesti riik on suurte jõupingutustega nii kaugele saanud, et ta on meie rahvakooli nii kõrgele tõstnud, nagu see suurtes vanades riikides olemas on. Mitte sellepärast ei ole meie oma kooli nii kõrgele tõstnud, et meie oleksime tahtnud teistega võistelda mingisuguse edevuse pärast, vaid sellepärast oleme meie seda teinud, et meie väikese rahva elus on teadmistel nii suur tähtsus, palju suurem tähtsus kui teiste suurte rahvaste elus. Meie teame, et haritud rahvas suudab neid ülesandeid täita paremini, ajakohasemalt ja kasulikumalt kui niisugune rahvas, kus suuremad rahvahulgad ei ole saanud põhjalikku algharidust. Teie lähete ellu, teie silmaring on laiem. Teie tunnete maailma juba oma koolist saadud teadmiste järel paremini kui teie eelkäijad põlved. Te olete julgemad, teie usaldate ennast rohkem ja teie kätes lähevad tööd paremini kui nende kätes, kes ainult 1 või paar aastat said endistes rahvakoolides õppida. Mina sooviksin teile, et teie ellu läheksite tõsiste kaalumistega, et te valiksite endale elukutsed, mis teid võiksid rahuldada. Teadke, et õnn on inimese enese teha. Õnn ei tule mitte väljaspoolt otsida, vaid tema peitub meie eneste südames, meie enese rahulolemises oma töö ja oma võimetega. Ja kui inimene tahab oma elul õnnelikult lõpule viia, siis peab ta ise enese üle kohtumõistja olema, järele kaaluma, mis tema võib ja kui kaugele tema soovid ja tahtmised võivad ulatada. Üleliigse optimismiga, üleliigsete nõudmistega ellu minna tähendab iseennast õnnetuks teha. Mida väiksemalt, mida julgemalt, kindlamalt meie oma elu rajame, seda kindlamale eesmärgile jõuame ükskord välja. Väikselt on palju suuri inimesi oma elu ja ettevõtteid alustanud ja suurtena on nad lõpetanud. Enese üle valvelolek, enese kaalumine, enese hindamine, see on suur kunst, mida igaüks ei oska teha. Mida rohkem aga inimene haritud on, seda rohkem hindab ta ennast õiglasemalt ja seda rohkem suudab ta oma eluga rahul olla. Nüüd, kus teie lähete oma vanemate tiiva alt välja, kus teie jätate oma kooli ja õpetajad Jumalaga, tuletage meelde, kui palju armastust, kui palju sooja, osavõtmist, kui palju head on teile need inimesed teinud, kes teid selle aja jooksul on oma teadmistega, oma armastusega, oma osavõtmisega elule ette valmistanud. Lapsed, olge tänulikud neile. Pidage neid meeles ja ärge unustage iialgi, kui kõrgele ja kui hästi teie eluga teid viiks. Seda oma teadmiste allikat, oma rahvakooli. Hoolitsege ja muretsege tema eest, et ta järeltulevatele põlvedele nii samasuguseks armastavaks ja kalliks emaks oleks, nagu ta teile seda on olnud. Mina riigipeana soovin, et teist kõikidest saaksid korralikud vabariigi kodanikud, et teie elu õnnelik oleks, et teie rahulolemisega võiksite nende oma ilusamate aegade peale tagasi vaadata ja et teie võiksite oma tõsise ja suure armastusega anda oma perekondadele, oma rahvale, oma riigile tagasi seda head, mis teile nooruses ellu kaasa on antud. Olgu elu teile kõikidele õnnelik. Minge julgelt vastu kõikidele elu raskustele ja teadke, et korralik, tööd armastav, aus riigikodanik meie Eesti riigis kunagi hätta ei jää, vaid teda ootab siiski rahulolemine ja õnnelik elu tulevikus. Õnn on teie eneste teha. Rajage oma elu õnne ilusasti, julgelt, korralikult ja saage õnnelikuks oma elus, armsad lapsed.